No, klass 51, 52, mis su etapp on läbi saanud? Võitja Veiko Hirsnik, ralli.ee soovib palju õnne võidu puhul. Suur tänu. No, oli nagu selline nirune maik juures, et vähe autosid. Noh, vähe autosid küll, aga mina ei tea, mis garaažis täpselt toimub. Kellel ei ole kolde, kellel ei ole naist või kellel ei ole mida veel. Ja muid asju. Ja selle tausta pealt vaadates, et teil oli ainult 4 autot stardis, kui kergeks või keeruliseks sa tervet päeva hindad ja ka finaali võitu? Ega selle arvelt, ega Tiinas ja Leimanis ei ole aeglaselt sõitnud. Et nad absoluutselt on ikkagi täiesti näitasid ju hästi ka Bruno näitas ühes poolfinaaliski. See esimese koha peale. Sa ei saadki tast jagu? Ei saanudki jagu ja ega siis ei olnudki. Ma otsustasin, et selle ühe meistrivõistluste punkti võib siis Brunole ka kinkida, mitte enda sõitu ära rikkuda. Et järgmises sõidu finaalis on kokkuvõttes ikka esimene stardirida ja siis ma läksingi selle peale, et ma näitasin talle kogu aeg, et ma olen olemas, et sa ei ole kõige kiirem. Ja nii juhtus? Aga tähendab see, ütleme eelsõit, kus sa nagu lasid Brunol minna, sa nagu oleks võib-olla proovinud, aga sa lihtsalt nagu võtsid mõistusega ja ei läinud nagu lõhki asju aja. Jah, ei, ma nägin ära, kui ma 2 ringi taga sõitsin, ikkagi Brunol oli tagumises sirge kiirused. Üllatav kombel 85 kilomeetrit töötab, tal oli ikkagi sirge kiirust 20 kilti vähem kui minul. Et oleks võinud proovida? No ma seal näitasingi talle ennast, aga ta sõitis, Bruno nii kogenud kala, ega ta tegi ilusti kõik kurvid pani kinni ja jumalale tänu, et ma muutsin enda pidureid. Küll ei ole mul ketast pidur, aga ma muutsin enda see, et ta tegi ikka lätlas küll. Et muidu oleks hirm, et sa oleks lihtsalt temale tagant sisse pannud? Ei, ta tegi ikka, nii kui nägi, et ma tuules olen, siis tegi ära. Oma vanakooli nipid tegi ära, aga ma olin selleks valmis, et jalg oli kogu aeg piduril, et ega midagi taksu ei saanud isegi teha. Selles mõttes oleks kõik hästi. Ja 10 juuni Tapa? Kindlasti. Et ütleme niimoodi, et sa nagu ei hakkagi rekki vaatama, et 3 autot või 4 autot, aga mis ma tulen? Ütleme nii, et see kogu hooaja peale kõige suurem investeering ongi esimene sõit. Sa oled terve talv näinud vaevainu, sa oled ainult kogu oma ressurssi sinna pannud, sinna valmis on. Ülejäänud sõidud on praktiliselt ootab ette valmistada. Sul on vaid osavõttu tasu ja kütus ja transport. Ja põhimõtteliselt ongi kõik, kui kõik on talvel ilusti ette valmistatud, et midagi ära ei lagune, siis see on nii-öelda selle hetke kalli investeeringu lihtsalt aasta peale laiali venitamine ja selle arvelt sõitmine. Absoluutselt. Ei ole vaja hakata ikka jaanuaris ja veebruaris, võib ka alustada autoehitamist. Mina alustasin ikka autoehitamist juba oktoobris. No põhimõtteliselt mõni nädal peale viimast etappi. Võtsin juba ta lahti, et tead... Täitsa laiali? No täiesti purgus. Nii et jäigi ainult korpus? Jah. Ma oli üldsid, mis olid purgu sees ja kõik läks. Et mootor oli ikka kannatada saanud? Oli helgist aastast, ta oli ikka saanud. Ta ikka päris puhas ja Tapal oli. Sõitis küll, on ju. Ja, aga ei olnud kõiki silindreid taga ja... Jah, et siin oligi. Mõni silinder oli puudu jõusta. Täna oli kõik olnud olemas ja nüüd oli täna ka näha, et ei ole tasus ära see vahel. Ja ei väsi nagu, masin ei väsi ka, et see 8 ringi ma peagi pärast ajad üle vaatama. Ma ei usu, et see 8 ring oli aeg. Ühesõnaga, sa nagu ise tundsid, et masin nagu ei anna järgi kiiruses, et kestab algusest lõpuni. Täiesti, et ei ole mingit väsimuse märki, et siin vaatasin, keegi küsis, kas masin ei korda, et mootor on korras, nii kõvasti panin, et remonti, kas või kohe uus press otsa. Et sa julged nüüd väita, et sa ei hakkagi teda enam lahti võtma? Ei, mis on töötad asja ei võtta lahti. Et kui siis võib-olla õlivahetused? Filtrid? Sellised niped-näped? Võtus sisse? Pesu? Mis on pesu? On kõige hullem pesu. See teeb isegi Tapale silmad. Kuigi Tapa peaks tulema? Ei ole, ta on selline leotades tuleb lahti, aga siin on see frees asfalt ja see on ikka pigi. Lihtsalt jääbki kinni. See ongi see. Kõige suurem rebuild ongi auto puhtaks saamine peale missalt. Aga loodame, et Tapal oled kohal, nagu sa lubasid. Loodame, et kõik kordub samamoodi, auto kestab, ise kestad, et ilm on ilus, et fänne on. Et võib-olla saame jälle võitjaga juttu hääle. Teen enda poolt kõik. No, me teeme ka enda poolt kõik, et olla kohal, nautida, teha uued intervjuud, aga siiamaani palju õnne võidu puhul. Suur tänu.